Õpetajal on väga suur töökoormus. Ta kulutab aega paljude asjade jaoks, aga on paar asja, mida ta ei peaks nii kaua tegema. Esiteks, õpetaja otsib internetist materjali, ta guugeldab, et leida asju, millega oma tundi huvitavaks teha ja see võtab liiga kaua aega õpetajal. Teiseks, ta parandab teste, kontrolltöid, ta teeb midagi, mida on võimeline tegelikult arvuti ka osaliselt tegema. Aga õpetaja ikka veel teeb seda käsitsi ja sinna ei peaks nii palju aega panema. Mõnedes koolides kasutatakse Moodle õpikeskkonda. Õpetajad ütlevad, et seal on palju funktsionaalsust ja see on hea, aga teised õpetajad ütlevad jälle, et see on tohutult keeruline ja väga palju aega kulub, et seda üldse selgeks õppida endale. Teine keskkond, mida kasutatakse, on koolielu. Sealt otsivad õpetajad materjale, mida teised õpetajad on üles laadinud. Ja see on hea keskkond, aga probleem on selles, et see on erinev keskkond. Nad peavad minema ühte kohta, et materjale otsida ja siis peavad alla laadima, teise kohta üles laadima. Me paneme kaks asja ühte kohta. Ja kolmandaks on tüüpiline, et õpetajad kasutavad mingit kaasaegset testide keskkonda, mingit välismaiset keskkonda ja nüüd on väga head keskkonnad, aga jällegi on see probleem, et nüüd on veel üks koht, kuhu tuleb sisse logida ja kõikidele õpilastele kasutajad teha seda. Me paneme kõik need kolm asja kokku. On õpetajate materjali haldus, kus ta saab enda faile hallata, kõiki linke, ta saab vaadata, mida sama aine õpetajad kasutavad teistes koolides. Ja seal samas ta saab teha oma õpilastele testid ja see töötab igas digiseadmes, ükskõik kas õpilasel on mobiiltelefon või koolis on tahvelarvutid või ta teeb seda kodus arvuti taga. Me oleme uurinud koolide juhtkondade ja sadade õpetajate käest, kas sellist asja ikka on vaja, kas me peaksime selle looma. Ja umbes 20% õpetajaid ja kooli juhtkondasid vastab, et jah, seda pigem on vaja ja umbes 75% neist vastab, et seda on väga vaja. Me oleme praeguseks juba ehitanud prototüübi, testinud seda umbes 100 õpetajaga. Me oleme saanud esimeseks koostööpartneriks Tartu linna ja ajujahivõistlusel saime 40 hulka ja läbisime seal arenguprogrammi. Järgmiseks meil on plaanis leida investeering, panna kokku tugev meeskond ja siis ehitada see toode valmis, sest õpetajad juba ootavad seda.